Tere, head kogumispäeviku podcasti kuulajad. Mina olen Grete Koha ja mul on täna külas psühhiaater Ove-Liis Mahhov. Tere tulemast! Tere! Käes on oktoober, sügis ja me räägime vaimsest tervisest või üleüldse terviseteemadel täna, sellepärast et päevad on lühemad, meie ümber on palju sellist pimedust, võib-olla mitte nii palju D-vitamiini kui suvel. Ja seetõttu keskendub tänane podcast siis tervise turgutamisele ja sealt ka siis on väga suur osa ka raha ja tervise seosest. Ka hiljutised uuringud on näidanud, et raha tekitab väga palju stressi ja ärevust inimeste sees. Nii, aga Ove-Liis, lähme kohe teema juurde, et mida sina oled näinud, millised on kõige sagedasemad sügisel ilmnemad muutused inimeste vaimses tervises? No mina põhiliselt töötan laste ja noorukitega ja nemad lähevad kooli. Ja seda on näha, et kui suvel inimestel selline, enamusel läheb ikkagi kehvemaks sügisel. Et kui suvel on mingisugused stressiallikad, mis muidu siis igapäevaselt mõjutasid, võib-olla vähem esiplaanil, natuke rohkem suhtlust, natuke rohkem liikumist, natuke rohkem vaba aja tegevust, vähem pingeid, siis sügisel on ikkagi inimestel väljaspoolt nõudmisi rohkem ja probleemid, mis siis nagu septembris hakkasid või mai lõpus hakkasid ununema, kerkivad uuesti päevakorda. Ja täiskasvanutel on muidugi seda aastaaegadega seotud meeleolulangust esineb aeg-ajalt. Et kui näiteks antidepressantide lõpetamisest rääkida, siis tihtipeale soovitatakse lõpetada suvel, kus on kõigil tegelikult enamasti natuke rahulikum ja helgem. Et inimeste meeleolu see must aeg ja see nõudmistega aeg ikkagi mõjutab. Kas meie igapäevased harjumused kuidagi peaksid sügise hakul muutuma? Meie igapäevast harjumised võiks muidugi kogu aeg olla väga head. Et sügisega tuleb see unerežiim jälle päevakorda, et kui suvel oli paljudel inimestel ikkagi mõnevõrra paindlikkust ja aega hommikul välja magada, siis kui sügisel lähed kell 1 või 2 öösel magama, hommikul on vaja ikka tööle minna, see unetundide arv hakkab seal väheks jääma ja see mõjutab hästi selgelt vaimset tervist. Ja kes ikka nii kehva ilmaga uuesti liikuda tahab, aga tegelikult võiks inimeste nädalarežiimis olla 150 minutit aktiivset füüsilist koormust. Kindlasti, et sügisel on seda mõnevõrra raskem saavutada näiteks kui suvel. Et kas just muutma, aga võib-olla tähelepanu pöörama rohkem mingisugustele asjadele, mis on olulised vaimse tervise osas. Ja mis on need väiksed asjad, mida igaüks meist saab siis täna ära teha, et kuidagi see pime ja hall aeg paremini vastu pidada? Jah. Seal on päris palju väikseid asju, mis kokku annavad korraliku komplekti. Et üks asi, mis saab vaadata, mis need põhilised vaimse tervise vitamiinid on, peaasi.ee lehelt, eks ole, liikumine. Kõige rohkem on uuritud aeroobset koormust. Jõutrenn on ka väga hea, on uuringuid, mis viitavad, et see on vaimsele tervisele super, aga seda on lihtsalt mõnevõrra vähem uuritud. Et see on selge, et 3 korda nädalas 50 minutit sellist nagu aeroobset trenni on kohati sama hea või parema efektiga kui antidepressandid. Rääkimata ennetustest, seal on kuni 40%, 40-47% vähem on ärevust ja depressiooni, kui inimesel on selline koormus. Et see on asi, mida saab ennetuseks kindlasti ära teha. Teine asi on see, et vaadata kalendrisse, et kas seal on meelega ettevaatavalt jäetud aega meeldivateks tegevusteks. Et see ei ole selline asi, mille eest ennast süüdi tunda. See on asi, mille plokki kalendrisse pannas võiks mõelda, et kas ma tahan poole aasta pärast, 2 aasta pärast, 10 aasta pärast olla ka funktsioneeriv, töövõimeline inimene, kes on hea partner oma kaaslasele, kes on hea ema või isa oma lastele ja kellega on meeldiv koos aega veeta ja kas on ise ka õnnelik. Ja siis mõelda, et kas sa tahad seda meeldiva tegevuse plokki sealt eemaldada oma töö lisaülesannete täitmiseks või mitte. Et see ei ole asi, mille pärast ennast süüdi tunda, see on asi, mida päris teadlikult prioritiseerida. Ja sinna juurde
meeldivate tegevuste alla või kõrvale kindlasti ka head suhted lähedaste ja sõpradega, et üks asi, mida saab kohe teha, on mõelda, et kas on mõni hea sõber või sugulane, kellega tegelikult ammu ei ole suhelnud, aga kellega tegelikult tahaks kokku saada ja võtta siis näiteks telefoni ja kirjutada talle. On lihtne asi ja söömine ja ärevusega inimesed, kes mõnikord tulevad nagu kas või psühholoogi juurde või perearsti juurde ärevusega, on mõnikord näiteks terve päeva või pool päeva näljas või siis joovad hommikul kohvi ja söövad magusa saiakese ja see on kuni kella 3-4 päeval ja näljas ja siis söövad jälle magusa saiakese ja siis nad imestavad, et miks neil lõuna ajal paha olla on. Et inimesed sageli ei too seda seost regulaarse söömise ja tervisliku toitumise vahel ja siis selle vahel, et kui hea tegelikult olla on, et selline stabiilne veresuhkur, valkrasv, süsivesik tegelikult mõjutab enestunnet ja meeleolu ka ja aju on meil tehtud ikkagi valkudest, rasvadest, süsivesikutest ja vajab ikkagi vitamiine ja toitaineid, et kui me neid piisavalt ei saa, siis see hakkab mõjutama ka aju toimimist ja ärevust ja meeleolu ja kõike seda. Ja uni, kõige lihtsam on näiteks guugeldada unehügeen, sealt tuleb kohe kliinikumi 2-leheküljeline nõuanne unehügieeni nõuannetega, mis on kõik väga ebameeldivad täita, aga kui neid järgida siin 2 nädalat järjest, siis ma võin ma olen väga üllatunud, kui see uni ei lähe ikka kas või natuke paremaks. Too mõned näited, mis ja näiteks ekraanidest hoidumine enne und, tund või miinimum siis pool vähemalt. Või siis seda, et päeval mingisugust liikumist või koormust natukene. Või magamistuba pime külm. Või siis see, et voodis mitte teha muid asju peale siis magamise ja seksuaalsete tegevuste, et voodis siis nagu raamatut lugeda või telefonis olla või arvutis olla üldse mitte. Sest kehal, ajul tekib see assotsiatsioon voodiga, et see on magamise koht, kui seda mitte teha mitu nädalat näiteks. Seda muidugi keegi ei taha teha, sest voodis on nii mõnus telefonis olla. Aga absoluutselt. Yeah. Räägi natukene vitamiinidest ka, see on ka selline väike asi, mida me saame. See on kuum teema. See on nagu kõige populaarsem küsimus üldse, et ütle, mis on see asi, mis kõik korda teeb, mida ma saan võtta. Või siis, et mis need asjad on, mida ma saan apteegist osta ja mis aitavad, aga ei toimi nagu antidepressandid. Mul ei ole väga head vastust sellele. Isegi D-vitamiiniga on olukord läinud keeruliseks, et sinna aastaid on tegelikult soovitatud täiskasvanutele D-vitamiini igapäevaselt võtta. Nad uuemad ülemaailmsed juhendid ja Eestis ka osa endokrinoloogidest tegelikult ütleb, et täiskasvanul, kellel ei ole nagu D-vitamiini puudust, ei ole nagu otseselt vaja seda võtta. Samas nagu osa tõendus nagu viitab sinna, et ikkagi meie laiuskraadis on üsna kehva see D-vitamiini kättesaadavus, et ma ei saa siin kellelegi individuaalset soovitust anda. Et see on asi, mida oma perearstiga arutada ja see endokrinoloogiline teema ei ole ka kõige rohkem minu spetsialiteet. Et üledoosis D-vitamiin on kahjulik, aga kas seda siis nagu mõistlikus doosis iga päev võtta võiks nagu oma perearstiga läbi rääkida. Muidugi lastel on loomulikult väga-väga soovitav või lausa kohustuslik iga päev D-vitamiin. Et see ei ole küsimus, aga täiskasvanutel. Ja tasub juurde võtta neid asju, mida puudu on. Et kuidas saab aru, midagi võiks olla puudu. Et inimene tunneb näiteks, et igapäevaselt uni on kehv ja keskenduda on kehv ja väsimus on. Et kui siuksed sümptomid on, siis tasub igal juhul perearsti juurde minna. Ja arutada, et kas võiks teha vereanalüüsid ja kui vereanalüüsidest selgub, et midagi on puudu. Tihti peale selgub, et mõnel inimesel on näiteks foolhapped puude ja mõnel inimesel on D-vitamiini puude ja mõnel on isegi B12 puudu. Et need asjad, mida puudu on, need tasub juurde võtta. Aga sellist vitamiini, mis nagu ennetavad kindlasti tasuks võtta peale selle poleemika, mis D-vitamiini ümber on. Ei ole, et ikka tasub võtta neid, mis puudu on. Pluss siis täisväärtuslik toitumine. Et jah. Aitäh selle põhjaliku sissejuhatusest. Loodan, et nii mõnigi sai endale väärtusliku nipi kohe siit podcasti algusest kätte. Aga räägime natukene rahast ja meie vaimsest tervisest. Et meie Swedbankis tegime möödunud aastal siis raha ja vaimse tervise teemalise uuringu ja sealt uuringust siis selgus, et 58% siis Eesti elanikest tekitab
raha ja rahateemad siis stressi ja peamiselt mõjutab raha pärast stressis olek omakorda siis vaimselt ja füüsilist tervist. Et kuidas sinu praktika näitab, kuidas rahaline ebakindlus mõjutab meie meeleolu, stressitaset? Selle kohta on tehtud tegelikult väga palju uuringuid maailmas. On uuritud eelkõige siis sotsiaalmajanduslikku staatust. Seda, kui mugav inimesel rahaliselt on, siis seotult vaimse tervisega. Ja seal on nagu kõikides uuringutes tulevad väga-väga selged seosed. Mida madalam on inimese sotsiaalmajanduslik staatus, mida kehvem tal on siis nagu ressurssidega, toimetulekuga, seda kehvem on inimese vaimne tervis. Tõenäoliselt see seos on kahepoolne, aga selgelt on ka leitud seda, et kui inimene näiteks liigub ülespoole oma sotsiaalmajanduslikus staatuses, oma ressurssides, siis tema tõenäosus siis vaimse tervise probleemideks ka väheneb. Et see on jah, sotsiaalse võrdsuse kaasnäht ja on leitud ka seda, et kui on rakendatud meetmeid, mis sellist sotsiaalset ebavõrdsust vähendavad, siis on ka see parandanud inimeste vaimset tervist. Et see on õige, jah. Kuidas meie saaksime julgustada inimesi, et nad räägiksid siis rahamuredes sõprade perega ilma, et see põhjustaks kuidagi häbi või süütunnet? Mida meie saame selleks ära teha? Ja see on kultuuriliste tabude teema, eks ole, et mingid teemad on olnud kokkuleppeliselt mitte arutatavad, on ju. Ja siis see asi muutub ainult siis, kui seda arutada. Et rahataimedest on hästi oluline rääkida. Ja eriti kui inimene on omadega hädas, siis on oluline ikkagi küsida abi ja otsida võimalusi. Et see on nagu vaimse tervise teemadega, et igasuguseid tabusid murrab see, kui inimene räägib sellest, kui mingisugused kuulsad inimesed räägivad sellest ilma häbitundeta. Kui see muutub nii-öelda salongi kõlbulikuks teemaks, kuna seda on ajakirjanduses ja meedias ja seltskondades järjest rohkem tuuakse üles. Et see on ikkagi meie enda eeskuju küsimus. Kas sina enda tööpraktikas oled ka näinud kuidagi, et just rahateemad on need, millest see suurem pall kuidagi veerema hakkab? Mina puutun kokku olukordadega, kus inimesed on nagu sotsiaalmajanduslikus aspektis väga hädas omadega. Et näiteks see, kui inimene peab valima, kas ta ostab oma lapsele ravimi välja või siis nad saavad käia teises linnas vanavanematel külas, ei ole okei. Ja see, need on need olukorrad, mida ma näen ja see on kurb. Milliseid praktilisi samme võiksid siis rahalise stressi vähendamiseks ja sellega toimetulekuks inimesed teha, et mis on sinu sellised? Ja see oleneb sellest, kas see rahaline stress on täiesti adekvaatne ja arvestatav stress kehvale olukorrale. Või siis inimesel on tegelikult materiaalselt nagu enam-vähem korras, aga see on lihtsalt nagu selline sundmõte või asi, mis teda kummitab, et mis siis, kui juhtub. Et kui inimesel on tõesti kehv seis, siis mina olen sellelt poolt, et üleüldse võiks ühiskonnas vähendada sellist varalist ebavõrdsust. Et võiks teha üldisemaid pingutusi selleks, et ei oleks sellises olukorras inimeseks peaks selliseid raskeid valikuid tegema. Ja kui on, et siis neile vastavat toetust korraldada. Mis on, eks ole, mis on võlanõustamine, see on terviseseisundist ja olukorrast lähtuvad sotsiaaltoetused. See on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajad, kes saavad toetada sellistes olukordades. Teatud situatsioonides hasartmängu nõustamine, sellised nagu laialdasemad tugimeetmed ja siis see, et inimesed teaksid, kust ja kuidas nendele ligi pääseda ja et meil oleks inimesi, kes nagu toetaks neid selles süsteemis, on see, et kui inimene tõesti tal on iga päev kriitiline, et kust süüa saada või kas saab ravimit osta, siis mingisugusest ärevuse vähendamise tehnikatest seoses rahaga ei ole küll mingisugust abi. Et see on see koht, kus praktiliselt vähendada seda ebavõrdsust. Aga on ka inimesi, kellel tegelikult on rahaliselt enam-vähem okei, aga lihtsalt kriibib hinges, et mis juhtub. Et siis on tõesti erinevaid muretsemist vähendavaid tehnikaid, mida ka tegelikult päris hästi rohkem kui mina jõuan siin kirjeldada, on näiteks peaasi.ee lehel kirjeldatud. Minu isiklik lemmik on muretsemise aken, millel on 2 taset, millel on algajate tase ja edasi jõudnutu tase. Et algajate tase on see, et mingisugune aeg päevas võtta, kus sul on keelatud muretseda. Et paned kas või kõik mured kirja, mis siis pähe tulevad selle ajavahemiku jooksul, kas või tõmbad tolmu või jalutad või vaatad filmi, aga lihtsalt iga kord, kui mure mõte tuleb, siis ei,
see on see aken, kus mul on keelatud muretseda. Inimesed tihtipeale on veendunud, et muretsemist ei saa kontrollida, see lihtsalt tuleb. Tegelikult see on harjutamise asi, tegelikult saab. See ajaaken hakkab nagu õpetama seda toimetulekut natukene, et tegelikult meil on kontrolli enda mõtete üle. Ja näiteks alustada 1,5 tunnist või tunnist ajast või isegi 3 tunnist. Ja edasi jõudnute tase on see, kus päeva planeerida muretsemise aeg. Et võtadki tund aega, see on minu muretsemise aeg. Päeva jooksul muidu kõik mured, mis tulevad, paned paberile kirja, ma edasi ei mõtle, ma muretsen siis, kui on muretsemise aeg. Ja kui tuleb muretsemise aeg, siis istudki maha, võtad nimekirja ette ja hakkad muretsema. Päriselt, et see on siis, kui tegelikult objektiivselt, see ei ole mingi asi, mis vajaks aktiivset rabelemist ja see nagu muretsemine ei aita. Väga toredad mõtted. Tulen korra tagasi selle mõtte juurde, et sa nimetasid väga hästi, tõid välja erinevad toetused ja kõik see, et kuidas siis päriselt abi korral või et mure korral siis abi saada. Aga et minule tihtipeale tundub, et need inimesed, kes on isegi hädas, et neid püüda või nendeni need toetused viia, on nagu väga raske, et kuidas ma saan neid puudutada, et nad võtaksid selle abi vastu? Jah, kui me räägime nagu kogumisest ja investeerimisest, siis see ei ole see koht, kus nagu sellele mõelda, et inimesed, kes on omadega väga hädas ja väga augus, vajavad siis nagu inimese keskset lähenemist. Et meditsiinisüsteemis ka, kui me näiteks toetame inimesi, kellel on krooniline haigus nimega sõltuvus, siis ei ole niimoodi, et ta tuleb meile vastuvõtule ja meie ütleme, mis peab tegema. Ja nüüd, kui inimene seda ei tee, siis see on tema süü. See lähtub sellest, et me alguses teeme endale selgeks, mis on selle inimese kõige suuremad murekohad, mis on selle inimese kõige suuremad vajadused, mis on tema jaoks prioriteedid ja mida ta ise peab oluliseks ja hakkame sealt pihta. Et tõesti, kui inimesel on näiteks, jällegi sõltuvus paralleel, eks ole, et kui inimesel on näiteks alkohol on nagu ainuke asi, mis talle üldse rõõmu teeb ja muidu ta on näiteks depressioonis ja siis lastega on probleemid üleüldse nagu elukorralduslikud probleemid, ligipääs igasugustele näiteks nagu muudele vaba aja veetmisviisidele või mingisugusele töökohale, mis läheks tema nagu vajadustega kokku on nagu minimaalne, siis me ei saa öelda, et joo vähem, vaid me peame lähtuma sellest, et missugust tuge me saame talle pakkuda, et need asjad, mis tal on elus kõige kehvemid, tema baasvajadused, et tal läheks natuke kergemaks, et tal üldse tekiks mingisugustki ressurssi mõelda muudele asjadele ja teha koostööd võib-olla mingis muus osas. Peame lähtuma konkreetsest inimesest. Selle raha ja vaimse tervise kokkuvõtteks võib-olla ma enda poolt on ka välja mõned sammud, mida meie soovitame, et siis et kuidas raha ärevust vähendada, et kaardista kõigepealt oma olukord, pane kulud kirja, koosta plaan selle jaoks, eelarve ja püüa ka siis sellest kuidagi pikas plaanis kinni pidada. Ja siis muidugi see meelerahufond, mis päästab sind ootamatuste korral, et aitab selliseid ootamatuid väljaminekuid katta, et eelarvesse siis suurt auku ei tekiks. Ja sellega saad suurendada siis omakorda ka seda turvatunnet. Tundub hea plaan. Just, ja see kõik algab väikeste summadega, et me ei pea kunagi meelerahufondi hakkama suurte summadega koguma, vaid see kõik algabki harjumuse loomisest ja väikestest summade kõrvale panemisest. Ja siis et aruta spetsialistiga ja tõepoolest, et peaasi.ee veebilehelt saab siis väga palju häid nippe, trikke, kuidas siis vaimse tervise probleemidega tegeleda. Head nõuanded. Räägime läbipõlemisest töös ja igapäevaelus. Kuidas sa selgitaksid, mis on läbipõlemine ja kuidas see erineb ajutisest stressist? Me kõigil on stressirohkeid perioode. Jah, et läbipõlemine on selline siis tööalane sündroom, mis on siis uuritud just tööalases kontekstis, et see, me räägime nagu muudest vaimse tervise probleemidest, näiteks depressioonist, siis depressioon ikkagi kandub kogu elusse, mitte ainult tööalaselt. Aga läbipõlemine on alguses uuritud küll tööalaselt, aga tegelikult saab ka näiteks laste eest hoolitsemisest kodust läbi põleda mingisuguse konkreetse eludomeeniga seotud, kus siis seal on nagu 3 põhilist siis dimensiooni, et üks on selline emotsionaalne kurnatus, et ei jaksa enam. Ja siis on selline depersonalisatsioon ehk siis nagu küünilisus. Et
klienditeenindajate puhul me näeme seda nagu näiteks hoolimatuse osas või tuleb klient ja tekib mõte, et ta võiks kõik kohe koju ära minna ja miks ta üldse nii nõme on. Ja selline nagu empaatiatunne kaob ära, võimekus nagu kaasa tunda ja hoolida ja meditsiinitöötajatel ka. Et me üldiselt oleme ju kõik nagu alguses oleme hästi armsad ja hoolivad, aga kui nagu keegi on üle töötanud, siis kaob ära see hoolivus või empaatiatunne siis inimese ja tema probleemide suhtes ja siis täiesti tahtmata siis selles mõttes. Ja siis on selline isikliku saavutustunde vähendamine. Selline töö mõtte tunde vähendamine, et see, mida ma teen, siin ei anna mingit erilist tulemust, ma ei näe erilist motivatsiooni, miks ma peaks üldse pingutama või andma endast midagi. Sageli tekib nii-öelda tööülesannete sokutamine kolleegidele või kes tahab seda kehva projekti või klienti äkki minult ära võtta või siis ka nii-öelda töö ajal inimene ei suuda tegeleda tööasjadega, vaid töö efektiivsus väheneb. Et sellised 3 põhilist dimensiooni, et kui selline stress on ajutine, inimene puhkab nädalavahetuse ära või läheb üle, siis läbipõlemine. Eks ta ei ole nagu binaarne, et ei ole niimoodi, et üleöö tekib. Eks ta algab ikkagi sellisest ületöötamisest, mille tagajärjel inimene ei tee muutusi või ei saa teha muutusi, ei puhka. Ja ta vaikselt kuhjub ja kuskilt on siis need 3 dimensiooni täidetud mingist hetkest. Ja millised on need varajased märgid, mida tasub siis tähele panna? Kõige varajasem märk on tegelikult see, et inimesel tekib nagu selline soov tegelikult võtta kõiki ülesandeid enda peale. Et see on see kõige varajasem ohumärk. Et mingid asjad, mingisugused eraelu asjad jäävad ära selle arvelt, et mingisuguseid tööülesandeid täita. Inimesel on ju, tal on vaja selleks, et pikas plaanis funktsioneerida õnneliku, terve, hea inimesena on tal vaja, et mitmed dimensioonid elus oleksid nagu täidetud, näiteks pereelu, suhted, liikumine, söömine, meeldivad tegevused või hobid, mitmed sellised nagu pirukatükid. Ja kui järsku see töö pirukatükk hakkab võtma teisi pirukatükke ära ja need jäävad väga õblukeseks. Alguses ei märka seda, sest inimesel tekib tunne, et ta jaksab, tahab ja suudab ja on võimekas. Aga selline, et jah, ma saan seda teha, jah, ma saan selle ülesande ka teha ja ma saan, aga kui siis järsku jääb näiteks perega lauamängu õhtu ära ja trenn jääb ära ja siis vaikselt tegelikult hakkab olukord minema kehvemaks ilma, et inimene seda ise märkaks. Ja järgmisena tõesti sageli kolleegid märkavad esimesena sellist ärrituvust või ka pere mõnikord. Kuidas saaksid kolleegid ja juhid toetada just seda, kellel võivad ilmneda need märgid, et on läbi põlenud? Jah, siin on eraldi 2 dimensiooni, et üks on juhid ja teine on kolleegid. Et kolleegid saavad, see on mõnevõrra piiratud, kuidas nad saavad, aga nad ikkagi saavad. Et töökeskkond on üks asi, mis hästi palju mõjutab selline nagu toetav ja hoidev töökeskkond. Et näiteks kui inimene võtab päeva puhkust, siis ei helistata talle koju tööasjadega, ei tehta passiiv-agressiivseid vihjeid, et kuule, et kaua siis veel või oota, kas eelmine nädal juba ei võtnud või vaid see on töökeskkond, kus arvestatakse ja inimeste vaimse ja füüsiliste nagu muredega või vajadustega ja kas või kiidetakse selle eest, et inimene võtab puhkust, kui tal seda vaja on. Ja kolleegid, kes näiteks märkavad, kui kellelgi on kehv, et näiteks küsivad, et kuidas on ja võib-olla eraldi toas korraks ütlevad, et kuule, et sa tundud natuke teistmoodi, et kas miskit häirib sind, kuulavad aktiivselt, toetavad. Et ei ole sellist, et teised said hakkama ja saad sina ka ja sellist ühistavat suhtumist ja tegelikult selline suhtumine ka juhtide poolt, et selline enda tervise hoidmine on hea. Töökeskkonna osas, mis saab vahetada igasuguste ebavajalikku digitaalset stressi mingite selliste ülesannete näol, mis siis vähendavad inimeste saavutustunnet ja tekitavad topelttööd, mingisugused kehvasti toimivad programmid või asjad, kus sa pead sama asja mitu korda üles kirjutama selle asemel, et teha seda tööd, milleks sa oled välja õppinud ja millega sa tunned ennast tähenduslikult. Olulised on ka sellised tegelikult kolleegide tiimiüritused
või suhete arendamised, aga need võiksid toimuda tööajast. Et mitte nõuda endale siis inimeste vaba aega selleks, et kulutada seda veel tiimiga ühtsustunde tekitamisele, vaid see peaks olema tasustatud ja tööajast ikkagi tiimi ühtsustunde üritused. Viisid tööandja saab toetada töötaja enesehoolt ja siis eneseregulatsiooni, näiteks võimaldades pause, julgustades pause, töökeskkonda silmas pidades igasuguste ärritajate, stressorite osas, arvestada inimeste individuaalseid vajadusi, paindlikkust, töö ja puhkeaja tasakaalu kehvasti minek on üks asi, mis tekitab seda mõnikord. Ja samamoodi üks asi, mida tööandja saab teha, on arvestada siis, et missugused, rääkida, mitte olla nagu ühe latiga kõigile samamoodi rigiidne, vaid viise, kuidas inimene saab oma töö ära teha niimoodi, et kõik on rahul, pluss siis saab seda tegelikult ühildada, aga oma ajaga on ju võimalik läbi rääkida. Et nagu tihtipeale on võimalik, et nagu vastutulelikkust selliste läbirääkimiste osas just inimese vaba ja tööaja ühildamise osas ja eriti siis, kui tal on pere. Mis veel? Jah, osadel tööandjatel on näiteks kasutavad seda maksusoodustust tervise ja liikumise toetuse osas. See on super asi. Mõnedel ettevõtjatel on näiteks isegi tervisekindlustus tehtud, et neil töötajad saavad vajadusel psühholoogi juures käia selle sama maksusoodustuse arvelt. Et selline tunnustamine selliste enesehoidu väärtustavate tegevuste eest. Ja loomulikult, et töökeskkonnas ei säilitaks mingisuguse intriige ja kiusamist, see tuleb selgelt ülevalt poolt ja töötajad ise saavad väga vähe ära teha selle ärahoidmiseks, kui ülevalt poolt sellele nagu selgelt keelavaid signaale ei tule. See on palju asju. Väga põhjalik. Ja. Aga millal on aeg siis otsida professionaalset abi? Siis, kui mingisugused baasasjad, mis nagu ise teed, ei tööta enam ja on ikkagi jätkuvalt ja püsivalt kehv ikkagi nagu nädal, 2-3. Et alguses tasub need baasasjad üle vaadata, et ongi liikumine ja suhted ja uni ja meeldivad tegevused ja vajadusel küsida haiguslehte perearstilt, kui sina ja perearst näiteks koos hindate, tõesti on nagu kehv seis või võtta puhkus näiteks või rääkida läbi nagu töökoormuse osas. Aga kui need asjad ei toimi, siis võiks tõesti, perearst on tegelikult väga hea koht, kus alustada. Et rääkida ära, mis on kehvasti ja miks ja saate koos arutada siis, et mis edasi. Selle teema juures tahaksin natukene rohkem teada ka sinu enda töökohta. Tõid ka eelmises jaos näiteid, mõningaid näiteid enda siis, milliste probleemidega sinu poole pöördutakse, aga kuidas sina seda tasakaalus hoiad või kuidas sina juba ei põle läbi ainuüksi sellest, et sa päevast päeva tegeled väga-väga raskete probleemidega ja kuidas seda? Ja see on üldse kõigil tervishoiutöötajatel probleem, see on kaastunde väsimus öeldakse selle kohta, et mida ära hoida, aga seal on väga palju sarnasid samme läbipõlemisega tegelikult. Ja see on väga palju sarnaseid ennetusmeetodeid, eks ma enda puhul ka ikkagi, ma ei räägi nagu suusoojaks nendest nagu vaimse tervise vitamiinidest, ma ikka enda puhul ka. Mis mina teen, mulle meeldib mängida Dungeons & Dragonsit näiteks, see on täiesti siuke meeldiv tegevus, mis võtab mind nagu mitmeks tunniks täiesti eemale maailmast ja kus ma saan unustada üldse, et mingi patsient kuskil eksisteerib ja siis ma lihtsalt nagu teiste täiskasvanud inimestega täiesti kainet laua taga 3 tundi järjest naerda näiteks. Ja trennis käin, mis on ka minu jaoks väga hea stressimaandusmeetod. Minu puhul mul on nagu hirmus head kolleegid. Mul on kohutavalt head kolleegid. See osakond, kus ma töötan, on lihtsalt nagu ma vahel tulen koju lihtsalt sooja tundega. Et ma ei tea, kuidas mul nii hästi läks. Üleni naiste kollektiiv kusjuures. Et peaaegu üleni, ikkagi mõned meesterahvad on ka aga suuremas osas ja kõik on lihtsalt nii meeldivad inimesed tööalaselt nagu üksteise suhtes lugu pidavad, koostöö on hea, mingisugust nagu, vähemalt mina ei ole kogenud, et keegi minu vastu vastik oleks, et see aitab hästi palju kaasa. Minu puhul mängib see rolli, et ma saan tegelikult oma töökorraldust ise palju mõjutada. Mul on ammu vastu võtud ja mul on mingi töökoormus, mis on nagu vaja täis teha, aga
missuguste vahedega, mis päevadele, kui sagedasti ma neid ambulatoorseid vastuvõtte panen. Ma saan tegelikult ise kontrollida. Et see kontrollitunne minu puhul on mängib rolli. Ja eks ma võtan ka vahepeal puhkust ja eks kõik tervishoiutöötajad balansseerivad seal, et kuidas nagu olla piisavalt empaatiline ja samas mitte ise läbi põleda, et sealt tegelikult suurt rolli mängib ka selline asi nagu enesekaastunne. Et kui olla enda vastu hea ja sõbralik ja selline nagu enesekriitilist igapäevast sisekõne. Jah, eesmärke on okei panna ja enda vigu normaalselt analüüsida, aga sellist nagu pidevat enda vigade sama vea uuesti ketramist ei ole mõistlik teha. Et sellist nagu mõistlikku suhtumist enda suhtes, siis tegelikult ka mingid uuringud näitavad, et siis on lihtsam ka näiteks samasugune olla patsiendi vastu ja olla selles mõttes empaatiline, et mõistad ja peegeldad, aga ei ela kõikide inimeste depressiooni eraldi isiklikult läbi. Sa mainisid, et sa tegeled palju ka laste ja noorukitega, et lapsed lähevad rohkem hinge ju. Ja no ma põhiliselt tegelen laste ja noorukitega, natuke täiskasvanutega ka, valve kontekstis üldiselt. Ja ma kartsin seda tegelikult, et kui ma nagu residentuuris olin ja ei olnud lastepsühhiaatri tsükleid läbi teinud, et siis ma tegelikult kartsin, et kas ma suudan nagu emotsionaalselt toime tulla selle tööga, aga sellega on tegelikult nagu meditsiinitööga üldse, et õpid toime tulema. Et ikkagi mingil määral panema ikkagi seda piire enda emotsioonide ja sa ei saa aidata, kui sa liiga palju tunned sama emotsiooni, mis inimene. Et minu eesmärk on ikkagi teha, olla nii-öelda detektiiv, et üritada aru saada, et kus on see koht, kus siis nagu ja mil viisil ma saaks nagu midagi muuta, et inimesel hakkaks paremaks minema. Siis ma süvenemgi sellesse, siis nagu võimalikult heal viisil nagu emotsionaalselt toetades ka, aga ma süvenengi sellesse, et kus on see koht, kus on see, et mina saaks paremaks teha ja see aitab. Jah. Miks on tähtis vaimset tervist normaliseerida ja sellest vabalt rääkida, et miks sina just siin podcastis olid nõus mulle tulema ja rääkima sellest teemast? See on sellepärast, et mida rohkem sellest räägitakse, seda rohkem inimesed ennetavad seda ja vajadusel ka pöörduvad, kui neil on abi vaja ja meil on selline ühiskond, kus nagu kergemate asjadega saab varem tegeleda, igasugust koormust ühiskonnal inimesele ja kõigile teistele on vähem ja kõigil on parem olla. Et osad inimesed arvastavad, aga Vene ajal ei olnud üldse mitte kellelgi vaimse tervise probleeme, on ju, oled kuulnud? Olen kuulnud. Ja aga kui palju oli Vene ajal sõltuvuse ja alkoholiprobleeme? Ja siis need inimesed jäävad korra mõttesse, et seda oli ikka väga palju. Tegelikult inimesed ravisid oma vaimse tervise probleeme alkoholiga suures osas näiteks ja suitsiide üldse keegi ei kaardistanud Vene ajal. Et siin on need vaikselt hakanud vähenema, aga see oli probleem. Et olid probleemid, aga inimesed lihtsalt ravisid alkoholiga ja probleemid jõudsid oma kurbade lõpplahendusteni ilma, et keegi oleks sekkunud ega üldse teadvustanud. Et ühesõnaga, kui me teadvustame, räägime ja sekkume varakult, siis inimesed elavad pikemat õnnelikumat elu. Aga kuidas sinu kogemuse baasil, kas täna inimesed teadvustavad seda, et vaimse tervise probleemidega tegelemine on sama oluline kui füüsilise tervise probleemidega tegelemine? Ja järjest rohkem, eks meil on ikka neid, kes ütlevad, et õige mees ei nuta ja et mina saan üksi hakkama. Sageli nende inimeste ümbruses kogu nende perekond, sõpruskond tegelikult kannatab sageli ja näeb, et kuidas see ikkagi mõjutab teda ja kõiki teisi. Aga on paremaks läinud. Palju paremaks. Millised ühiskondlikud hoiakud Eestis võivad vaimse tervisega seotud stigma tekitada? Ma arvan, et sa oskad ka neid kohe välja tuua ilmselt nagu mitmeid. No too on mõni. No see sama, et üks on jah see Vene ajast pärit, et meie perekonna siseasjadest me väljaspool ei räägi. See oli sellepärast, et see oli loogiline ja see oli mõistlik. See oli sellepärast, et kui perekonna siseasjadest väljaspool rääkida, siis tuli KGB ohvitser või keegisugune ametnik ja võisid tekkida mingit sorti probleemid, kui midagi imbus väljapoole, mis võib-olla ei olnud kõigile kuulamiseks. Ja psühhiaatriat kasutati ka ju Vene ajal ikkagi nagu poliitilise relvana, seal oli päriselt selline diagnoos,
mis oli mingi pikale veninud skisofreenia või midagi sihukest, mille diagnostilistes kriteeriumites oli siis poliitiline vastasus. Või vinduv skisofreenia või mingi sihuke. Et see oli poliitiline tööriist, oli psühhiaatria ja ega ei pruukinud abi saada. Ja noh, oligi kasulikum hoida asjad endale, üritada kuidagi ära hakkama saada. Aga nüüd õnneks saab päriselt abi. Aga noh, mõnel inimesel on ikkagi veendumus, et ei ole õige rääkida peres ise asjadest, peabki oma asjadega ise hakkama saada. See on ohtlik ja reputatsioonile ohtlik ja üleüldse kehv, kui keegi kuskilt psühholoog näiteks saab teada, et midagi on valesti. Pigem ikkagi kannatada ja toime tulla on veendumus. Ja mis sa kuulnud oled? Jah, no võt, see läheb rahateemade kohta ju tegelikult samamoodi, et rahast rääkimine on tabu, me ei räägi palkadest, me hoiame seda endale kuidagi, mõtleme ise enda peas ainult nendele teemadele, on ju, et sealt tulevad ka need väärarusaamad ja me kuidagi loome mingit illusiooni enda peas kelleski teises, sest me ei räägi nendest teemadest. Jah, et korralik inimene rahast ei räägi. Ja korralik inimene, ega temal ju ei ole ka mingid vaimse tervisprobleemi. Ja kui on, siis ta enne sureb ära, kui tunnistab. Et selles mõttes nagu... Aga milliseid takistusi inimesed kogevad siis abi otsimisel, et kas päriselt on täna veel see, et ma ei lähegi psühholoogi või psühhiaatri juurde, sest et ma saan hakkama? Täna ikkagi jätkuvalt on üks suuremaid probleeme on see, et seda abi, mis on enne perearsti abi või seda teavitustööd või seda oskust või mis asjad peaks ära tegema enne, kui meditsiinilist abi otsida, on nagu veel vähe. Jah, järjest rohkem, aga mina näiteks arvan, et lastele võiks koolis õpetada näiteks emotsioonidega toimetulemist. Või mingid baasasju nagu uni ja söömine ja liikumine, nende olulisust. Et mina arvan, et see võiks olla tähtis asi, mida teada ja ma arvan, et see hoiaks ära väga palju igasuguseid jamasid ja ka pöördumisi vaimse tervise osas. Ja seda osa on meil puudu, ma saan aru, et Sotsiaalministeerium tegelikult tegeleb selle osaga. Neil on mingisugused projektid ja asjad, kuidas nagu seda tasandit sinna, laiema ennetuse tasandit tekitada. Ja noh, mis meil on ka probleem näiteks vanemaealistele inimestele, vaimse tervise üldse eksistents kohati või mingid ennetusmeetodid ei ole mingit head kanalit, kust kohast neile see nagu viia. Et see on meil üks asi, mis on puudu. Ja siis on meil see probleem, et kuna see esimene tasand on nii kehva, siis perearsti abi ongi see, kus inimesed esimesena jõuavad tihtipeale vaimse tervise muredega. Aga perearstid peavad ju tegelema kõikide muude asjadega. Perearst peab olema kokkihtaja ja tuletõrjuja. Ja kõike seda tegema väga-väga hästi. Mida nad ka teevad. Aga see on nagu väga-väga karm koormus neile. Ja siis, mis tekitab selle, et see on nagu selle esmatasandile väga-väga-väga palju sellist koormust, esmatasand on siis perearsti abi ja pereõe abi. Koormust paneb juurde selle arvelt nagu võib juhtuda, et tekib olukord, kus neil peavad tegema valikut, kus nad võtavad see päev vastu siis nagu vaimse tervise probleemiga inimese või kellegagi tegelevad kiiremini mõni kehalise probleemiga. Et see on suur koormus sellele tasandile. Ja siis loomulikult meil on ka psühhiaatreid ja lastepsühhiaatreid vähem kui oleks nõudlust, eks ole, vaadates seda vaimse tervise pöördumist ja osakaalutust tõusu. Aga alustada võiks sealt kõige alumiselt tasandilt, sellelt ennetuse tasandilt tegelikult. Me võime treenida juurde ükskõik kui palju psühhiaatreid, aga kõige efektiivsem ja kõige parem kõigile on see, kui me selle kõige esimese tasandi korda teeme. Kui kättesaadav psühholoog, psühhiaater täna on? Oleb kus maakonnas sa elad. Okay. Tallinnas, Tartus on kehvasti sellega kohati. Et ikkagi nõudlus on suur ja meil on siuke astmeline abi, et ideaalis inimene võiks pöörduda perearstile. Sageli saab sealt juba nagu abi. Perearstid väga hästi ravivad nii ravimitega kui ka suunavad psühholoogile nagu esmast sellist ärevust, depressiooni. Ja kui mingid keerulisemad küsimused, siis nad teevad sageli kas e-konsultatsiooni psühhiaatrile või suunavadki näiteks vaimse tervise õele. Ja siis vaimse tervise õde siis ka siis otse patsiendiga suheldes siis nagu meeskonna arutelu kaudu psühhiaatriga või siis otse psühhiaatrile suunatus mingites kombinatsioonidest nendest viisidest, siis üritatakse siis inimese probleemile abi saada.
et niimoodi astmete kaupadus käib jah, et verearst, alguses eneseabi, siis perearst, siis vajadusel vaimse tervise õde ja siis psühhiaater. Psühholoogile võib pöörduda kui endale ressurssi on. Raseduskriisi nõustaja on väga hea variant, kui inimesel on kaaslane rase või alla 1-aastane laps kodus või ise rase. Mehed võivad ka pöörduda. Ja siis töökohtades on tihtipeale mingit sorti võimalus kas või tervisekindlustuse kaudu. Neil on see eratervisekindlustus osades töökohtades psühholoogilisele abile. Kohalike omavalitsuse kodulehti tasub väisata. Seal on viimane kord, kui ma Tallinna omast vaatasin ja Tartu omadest, siis mõlemas oli teatud arv tasuta psühholoogi vastuvõtte siis vastava omavalitsuse elanikele. Osades valdades on näiteks valla psühholoog. Et psühholoogi abi ja kui perearst hindab, et on abi vaja, siis ta võib saatekirja näiteks teha kliinilisele psühholoogile. Et psühholoogilise abi osas muidugi alati ei pea ootama kogu selle kadalipu lõppu. Aitäh sulle selle ülevaate eest. Ja peaasi.ee on ka noortele näiteks. Tasuta psühholoogile abi ja kui mingit sorti traumaatiline sündmus läbi elatud, siis palun abi.ee on ohvriabi, seal ei pea olema mingit politsei case'i selleks, et sealt saada tuge ja sealt kaudu tihtipeale saab korraldada ka tasuta psühholoogilist nõustamist, et näiteks just variandid. Aitäh, Ovelis. Sinuga on olnud väga-väga huvitav 3 tund. Mõeldes selle vestlusele tagasi, siis mulle väga meeldis see näide muretsemise aknast, et võta endale, täpselt, et ma ei teadnud seda, et võta endale tõesti broneeri endale kalendrisse need hetked, mil sa ei mõtle muretsemise peale ja vastupidi, millal sa siis mõtled selle peale, et väga tore mõte, mida siit kaasa võtta, lisaks siis muule. Aga korda veel korraks üle, mis peaksid vestlusest kõlama jääma või mis on see, mida me kõik saame täna iseenda vaimse tervise turgutamiseks või ennetustööks ära teha, et me elaksime selle? Et kui on nagu vaimselt kehv olla, siis ei ole mõistlik tegelikult oodata, et kõik läheb ise üle, vaid on mõistlik vaadata üle oma elukorraldus, oma tugivõrgustik, see vaimse tervise vitamiinid ja mõelda, et kas saaks midagi muuta. Aitäh, Ovelis, ja aitäh kõikidele Kogumispäeviku podcasti kuulajatele. Kohtume juba 2 nädala pärast uute põnevate saatekülalistega. Aitäh! Aitäh! Kogumispäevik.